meie meenutasime esimest eestlasest missionäri Märtrit, kes lühikese aja töötamise järgi oma elu pidi andma. Meile tundub vahest nagu imelikuna ja raskena, miks nii mitmed on pidanud seda teed käima, et nad vaid lühikest aega on saanud töötada ja siis oma elu andnud. Aga eks seda osa täitis ju siin maailmas meie issand Jeesus Kristus ka. Ta sai töötada lühikest aega. Noore mehena pidi vägivaldselt surma minema. Ja nii on tema järelkäijate hulgas olnud neid, kes on sama teed käinud. Ja Jeesus ütles, sulasele saab sellest küll, kui ta on kui tema isand. Ja meile saab ka sellest küll, kui meie oleme kui meie Jeesus Kristus. Ka algkoguduses tuli ühel väga tulisel evangeeliumi kuulutajal varakult oma elu anda vägivaldse surma kätte. Langeda vastaste kivide all, see oli Stefanus. Ja temast on üks omapärane väljend jäänud piiblisse jälg, millist meie ei loe kellegi teise kohta. Ja see on Apostlitegude 6. peatüki 15. salmis. Ja kui kõik suurkohtus istujad temale otsa vaatasid, nägid nad tema palge olevat otse kui ingli palge. Aamen. Vanas seaduses on küll öeldud Moosese kohta, kui tema Siinailt alla tuli, et tema nägu hiilgas ja inimesed ei saanud selle tõttu tema peale vaadata. Aga ei ole öeldud, et tema pale oleks olnud otse kui ingli pale. Ja see moment, olukord, milles seda nähti, on erilaadne. Võib-olla, et jüngritel muutmise mäel oli ka pisut ingli pale hiilgust, sellepärast nad kohtusid taevaste olemustega ja olid taevale väga lähedal. See on kuidagi mõistetav. Võib-olla mõne nägu lööb ka hiilgama, kui väga õnnistatud koosolek on ja võime Jumalat austada, kui tema arm on nii ligi. Aga see olukord, mida siin kirjeldatakse, oli teistsugune. Ta oli üksinda suurkohtu ees. 70 kurja nägu vaatasid ringi tema peale, ta oli pool ringi keskel. Ja parajasti esitati tema kohta vale süüdistus. Kuidas meie reageerime sellele, kui meile esitatakse vale süüdistus? Ja selle süüdistuse tagajärjel võib meid tabada surm. Ma ei tea, kuidas meist keegi sellele reageerib. Aga Stefanuse kohta öeldakse, et tema pale sellel ajal oli kui ingli pale. Kes seda siis nägi? Jüngrid ju ei olnud nägemas ja usklikke, nemad ju oleksid võinud oma usulises entusiasmis näha asja, mida ei ole ka. Neile paistis, nagu oleks see nii olnud. Neid ei olnud mitte kedagi seal. Aga kust me seda üldse teada saame, et see niimoodi oli? Nende kohtunikude hulgas oli üks mees, kes oli eriti viha täis tema vastu. Ja tema jutustas sellest oma hilisemale kaastöölisele Luukasele. Ta istus seal ja tegi Stefanuse kõnest märkusi,
et temaga vaidlusesse astuda. Võib-olla ta oli mitu korda temaga vaielnud ja ehk ka kaotaja osas olnud. Nii jäid järele Stefanuse kõne sisu, mis meile on edasi antud, ja tema oli üks neist, kes siis nägi, et tema pale oli otse kui ingli pale. Vaidlusest ei tulnud midagi välja. Kohtunikud hüppasid hammaste kiristades talle kallale, vedasid teda linnast välja ja viskasid ta kividega surnuks. Aga ta võis siis üles vaadata ja ütelda, ennäe, ma näen taeva lahti olevat ja Jumala poja istuvad isa paremal käel. Mis pani selle mehe palge särama? Kust tulevad need säravad usklikud, kelle elust ja olemusest hiilgab välja midagi taevalikku? Olin möödunud sügisel Ukrainas ja Simferoopolis pärast koosolekut tuli üks õde minu juurde ja küsis, kas teil Eestis on ka pühi usklikke. Ma küsisin, et mida sa mõtled pühade usklike all? Ta ütles, ma mõtlen selliseid inimesi, nagu olid minu vanemad. Alati üks mahe näoilme, kunagi ei tõusnud nende hääl kõrgele, kui oli inimestega rääkimist. Ikka neil oli kellelegi midagi head ütelda ja kogu nende elu oli nagu taevases olemises. Ma olen nüüd vaadanud ringi ja näen väga vähe selliseid usklikke. Kuidas teil on Eestis? Kas teil on neid? Ma ütlesin, ju neid on, aga ei saa ütelda ka, et neid palju oleks. Aga ma ütlesin, aga me igaüks võime ju saada sellisteks. Ta ütles, jah, see on õigus. Me võime saada, aga näed, mina kah ei ole saanud selliseks, aga ma tahaksin saada. Siin antakse meile mees siis, kelle elus oli samasugune taevalik sära. Mis oli siis selle saladuseks? Selle kohta mõni märkus Stefanuse elust. Tema kohta öeldakse, et tema oli mees täis usku ja püha vaimu. Temal ei olnud mitte ruumi uskmatusele, täis usku. See tähendab, tema usaldus Jumala vastu oli täielik. Jeesus ühele mehele ütles, kui sina usud, siis võib see sündida. Mees ütles, mina usun, aga aita minu uskumatut südant. On usku ja on uskumatust ka. Aga Stefanus oli täielikult oma elu usaldanud Jumala kätte ja võttis tema käest vastu elu ja surma. Täis püha vaim. See tähendab, et tema oma vaimul, tema oma mõtetel, oma püüdlustel ei olnud enam ruumi. See oli täidetud selle taevase õhuga. Ta oli saanud enesest tühjaks ja siis võis Jumal teda täita. Meil sageli on pühal vaimul vähe ruumi. Tal on, ta elab meis, aga ta on kuskil nagu kõrvalruumis. Meie ise valitseme suurt osa, aga temal jääb poolik osa. Stefanus oli täidetud selle jumaliku osaga. Ta oli alandlik mees. See, et ta oli täis usku ja täis püha vaimu, väljendus siis mitte tema sõnades nii palju, kui võrra tema igapäevases elus.
koguduses oli tarvis teenreid, kes võtaksid majandusasjad enda peale. Selle ümber oli tekkinud pahandust. Ja siis valiti 7 meest ja esimesena nimetatakse seal Stefanuse nime. Ta oli väga hea kõneleja. Ta näis olevat väga hea haridusega. Ta kohta öeldakse, et keegi ei suutnud temale sõnades ka vastu panna. Ta oli taevase tarkusega täidetud, mis oleks loomulikum olnud, kui ta oleks ütelnud, mina nendesse mustadesse majandusasjadesse küll ennast ei sega. Minu ülesanne on kuulutada evangeeliumi. Selleks on mulle antud and. Aga kui kogudus teda selleks valiks, siis tema alandas selle madalama, nii ütleme, teenri osa peale, sest nendele pandi nimeks diakoon. Meile ka väga tuntud nimi, aga see sõna ise tähendab läbi tolmu. See oli kaameli ajajate nimetus, üks kõige alam teenri liik, mis oli. Anti nendele, sest koguduses oli tolmu tekkinud ja nendel meestel tuli minna läbi tolmu. Alandlikud näod on ingli näoga. Uhked ja kõrged kaotavad selle. Kuidas võis Paulus järeldada, et ta oli ingli palgega? Oli ta ingleid näinud või? Ei tea. Ta hiljem nägi taevaseid asju. Aga inglite kohta öeldakse meile ka, et nad on teenijad vaimud välja läkitatud, pühasid teenima. Nad täitsid siis sama ülesannet, mis nüüd Stefanusele anti. Ta ei lükka seda teeniva osa tagasi, vaid täidab seda hea meelega. Ta oli mees, kes oli täis usu julgust ja tõe armastust. Stefanuse kõne on meile säilinud. See on täis Jumala sõna. Ja ta räägib nendele meestele tervet tõtt, kes teda kuulevad. Ta ei tee kompromisse. Ta ei arvesta, et siin tuleb nüüd väga ettevaatlik olla, ega siin igat asja ei või ütelda, siis võib halvasti minna. Ei, ta ütleb neile seda, mis on nendele tarvis. Ta ei tee seda sugugi vihaga, vaid ta teeb seda ingli näoga, ingli palgega. Ta teeb seda armastusega. Nõudke tõtt armastusega. Mõned ütlevad küll teisele tõtt, aga see on nii kibe, nii valus. See ei ole sugugi armastusega öeldud. Ta ütles armastusega, kuigi see ka neid ei toonud mitte pöördumisele, aga siiski sellel oli mõju. Mees ingli palgega oli üles tõstetud pilguga. Ümbrus oli täis vihaseid nägu ja hammaste kiristamist. Seal ei olnud midagi, mis teda võis julgustada ja kinnitada sellel raskel tunnil. Aga ta vaatas üles, ütles, ennäe, ma näen taeva lahti olevat. Mees ingli palgega käis lahtise taeva all. Vend ja õde käid sina lahtise taeva all. Kui sul ümbrus läheb väga tumedaks, seal ei ole mitte midagi head, ei ole mingisugust väljavaadet, kas sa siis vaatad üles ja näed, su üle on lahtine taevas. Jah, ei ole kunst lahtise taeva all olla heas vaimulikus koosolekus, aga olla keset õelaid inimesi, nende vaenu ja kisa ja seal tunda lahtist taevast, see on osa. See mees ingli palgega oli valmis ennast issand altarile panema. Ta oli esimene märk
Märter kristlaste hulgas. Ta oli elav ohver, täielikult üle antud. Ohvri mõte meile sageli jääb raskesti mõistetavaks. Me tunneme, et see on äraandmine, nagu ei saaks vastu midagi. Aga pühas kirjas on sellel eriline koht. Meie Jeesus Kristus ise on see elav ohver. Ja sellepärast ta lasi ka oma parimatel järelkäijatel saada selle osaliseks siin maailmas. Küünal annab valgust, aga valgust andes ta ise sulab ära. Sool teeb aine soolaseks, et ta ei lähe hukka, aga ta ise sulab ära selle juures. Nisuivast tärkab uus taim, aga Jeesus ütles, ta peab enne ära surema, kui midagi uut sealt tõuseb. Kui nisuiva ei lange maasse, ära ei sure, jääb tema üksi. Ja neid üksi jääjaid on siin maailmas väga palju, aga tõsist viljakat elu saame meie ohvri kaudu. Kes selle ära mõistab, on Kristuse tuuma mõistnud. Neid on olnud paljud, kes on ka paganamaades oma elu andnud. Ja on neid praegu. Mõned aastad tagasi oli Berliinis ülemaailmne missioonikongress, evangelismialane kongress. Lõuna-Ameerikast oli tulnud või kaasa toodud sinna 2 meest. Need olid indiaanlased Boliiviast Auca suguharust. See suguharu oli elanud täiesti kaasaja kultuurist. Siit 5 noort meest evangeeliumi kuulutama ja nende lõpp oli täpselt sama kui selle venna lõpp, kellest me täna kuulsime. Nad tapeti nende telkides. Kuid siis läksid paari aasta pärast nende missionääride abikaasad sinna neile kuulutama. Mõelda sellele, et nende mehed on seal langenud. Ja kui nad läksid ja rääkisid nendele evangeeliumi, siis küsisid need, mis inimesed need on, kus nemad selle jõu ammutavad, et nad vaenlastele tulevad armastuse evangeeliumi kuulutada. See oli neil olnud endast mõistetav, et vaenlastele tuleb kättemaksu akt teha, neid hävitada ja nad ootasid, et midagi taolist on nüüd ka tulemas. Valgete poolt aga tuli midagi muud. Selle suguharu Pääliku poeg oli selle veretalgute organiseerija. Ta kogus endale kaaslased ja tungis siis nende telkidesse ja tappis need. Nüüd oli see suguharu Pääliku poeg esimene, kes oma elu Kristusele andis. Ja selle järgi teised. Ja nüüd see suguharu Pääliku poeg ja teine sellest mõrvast osavõtja olidki Berliini kongressil. Selleks ajaks oli Auca suguharust 50% juba Kristusele pöördunud. Niisugust osa ei ole naljalt maailmas. Märtrite veri on veel tänapäeval ristiusu seemneks. Märter, see on tõlgitud tunnistaja. Üks neist oli Stefanus, kes tunnistas oma eluga, oma olemusega, oma särava palgega, oma päästjast ja issandast. Olgem igaüks meist selline särava palgega tunnistaja siin maailmas, kelle südames elab Kristus ja tema armastus üle kõige
täis usku, täis püha vaimu, täis alandust ja üleandmist issandale. Seda tehku issand meie juures ja austagu oma püha nime meie läbi. See särapalle lõi selle vastase rivist välja, kes võttis vastutuse Stefanuse surma pärast ja sai suureks apostliks Pauluseks, kelle läbi tulid tuhanded usule ja kes on tervele maailmale olnud õnnistuseks. Ei toodud see ohver ilmaasjata, kuigi võib-olla kogudusele paistis see suure kaotusena, aga selles suures vaimulikus võitluses toob issand ka ohvreid selle jaoks, et võiks tulla. Aga ta saab siis seda tuua, kui on neid, kes on valmis oma elu tema kätte andma, olgu siis eluks, tööks või ka surmaks. Aamen.